kindel, et paljud meie seas tahavad, et nende eludes toimuks mingi imetegu, näiteks tervendamine, eriti võib-olla praegu, kui arstid ei ole väga tihti kättesaadavad, et tuleks Jeesus Kristus ja tervendaks meid mõnedes haigustes, eriti rasketes haigustest. Aga väga huvitav küsimus, kas ma alati olen valmis sellega, et Jeesus Kristus teeb minu elus mingi imetegu. Mitte niisugust imetegu, mida ma ise tahan. No näiteks mina olen haige, mul on teatud haigus ja ma tahan, et Jeesus Kristus tuleks ja tervendaks mind. Aga mingi imetegu, mida ma ei oota, võib-olla mida ma ei taha. Lihtsalt usaldan Jumalat, usaldan Jeesus Kristus ja luban talle teha seda, mida tema tahab. Kas ma olen nõus ka sellega? Kui mõtleme ja püüame vastata täiesti siiralt, siis olen kindel, et mitte alati me tahame. Vaadake, kuidas oli selle pimeda inimesega, mis toimus temaga pärast tervendamist. Tuli Jeesus Kristus, enne seda ta oli pime inimene ja hetke pärast naabrid, tuttavad, sugulased, vähemalt mõned neist ei tunne ta ära. Kas see oli seesama mees või keegi teine, juba üks asi. Vanemad eriti ei taha tunnistada, et toimus mingi imetegu, nad kardavad juurde. Variseerid viskavad ära sünagoogis ja veel hullem, no olgu, kõik need teised inimesed ma suudan kannatada. Aga lõppude lõpuks see inimene, kes on juba praegu terve, mida ta peab tegema, ta ei saa elada nii, nagu elas lapsepõlves saadik. Ta vähemalt peab minema töötama, peab tegema midagi, mida ta ei ole teinud enne seda, kas ta tõesti tahtis seda teha. No võib-olla see konkreetne mees tahtis seda teha, ta tahtis tunnistada Jeesuses Kristuses, ta tunnistas seda, aga kas kõik meie oleme valmis muutma oma elusid siis, kui toimub mingi imetegu, mingi tervendamine, mitte füüsiline, mitte loobumine mõnedest haigustest, kuigi ka seda on võimalik. Aga kui üldse toimub mingi muudatus minu elus, kas ma olen valmis selleks muudatuseks? Või tahan lihtsalt näha, et midagi toimub, mul on kergem, ma praegu elan paremini, aga tegelikult minu elus muudatusi ei ole. Jeesus Kristus tervendas inimesi mitte selle jaoks, mitte ainult selle jaoks, et nad ei oleks haiged, aga selle jaoks, et midagi toimus sisemiselt, mingi muudatused toimuksid ka nende eludes, et nad juba elaksid nagu täiesti teised inimesed, nad pöörduksid Jumala poole. Ja ma tahan, et mingi imetegu toimuks minu elus, et ma oleksin näiteks täiesti terve inimene, aga kas ma saan sellest aru, et toimuvad ka teised muudatused minu elus ja kas ma tõesti tahan seda?